Ühesõnaga nagu sa videost nägid, siis ülesanne on sul suur, raske. Suur raske. Oh my god. Varu endale päev, sest sina lähed Martini juurde ja tema õpetab sulle Toto Aafrika trummi mängimist. Martin mulle tegelikult on hästi natukene trumme õpetanud. Ma ise soovisin ja siis ma hakkasin natukene, et ma hoian nüüd pulki juba natukene juba fancy-malt, sest et nagu Martin ütles, et igaüks niimoodi pulki ei hoia, et niimoodi nagu on õigem siis. Vahet ei ole jah. Üks on kuulimus. Üks on kuulim. No vot, me oleme kuulimid. Veel, mis sa mulle õpetasid tookord oli see, et alusta hästi rahulikult. Et mitte ei ole seda kohe, et hakkad lammutama, vaid üks takk. Mida sa harjutad muidugi praegu, kui sa lähed trummi taha, siis ei ole pointi hakata niisama, et ma arvan, et pauguta nii palju kui tuleb. Et see on ju selle pilli osa, et sa saad ju välja elada. Aga no see harjutamine, et siis võtta aeglasemalt ära kiirusta. Jah, just, see on see. Ma tahtsin küsida, et kuna tegelikult Martin käib ja õpetab trumme noortele, et mis on nagu see kõige nõmedam asi, mida hakatakse kohe tegema. Mis on nagu see, et nagu veits nagu lükkab seiri punasesse, ära tee. See on see kõigil meil trummaritel, kõigil pillimeestel on see, aga lihtsalt õpetamisel käib see pinda see, et üldju ega midagi ei ole ega midagi pinda, aga lihtsalt idee on selline, et räägi minuga. No küsi muga küsimusi. Et ma nüüd ühesõnaga räägin sulle, aga okei. Hoiamine. Ma teelt ei kuule, mis sa räägid. Et kuule, et õpime. Rahu. Veid seda on küll jah. Aga see on aru saada, sest kõik tahan paugutada pilli. Martin, oota, kaua sina oled trumme mänginud? Tea, mingi 15 vist äkki. Võib-olla rohkem. Okei. Ühesõnaga, Jan andis siis ülesandeks, et Toto Aafrika. Näitan sulle selle lõpp-produkti kätte. Okei. Ja siis ma näitan sulle need veidi vähem detailsed produktid ette ja siis hakkame tegema näiteks arvutusi. Selge, teeme nii. Nii. No ma annan endast parima. See on see, paneme ühe käe, ehk siis selle parem käe võtame veidi lihtsamaks. Ehk siis välja mängin ette ja siis me hakkame neid lahkama. Okei, see tundus juba, et millega ma vast saan hakkama. Nii, aga alustame äkki sellest, et üks parem on flooril, vasak solnikul. Nii, floor, solnik. Jah, need on trummari sõnad. Soolotrumm ja... Solnik, floor, nii. Parem käega siis mängi. Me praegu lihtsalt nii-öelda siis teeskleme, et see on basstrummi, aga õpime lihtsalt rütmi ära. Selge. Teeme niimoodi, et selle tõstame siia. Seda glamrocki, seda me ei pea tegema praegu. See on see laua peal. Aga... Ja nüüd sa katsud, et teeme siis nüüd, ja nüüd on käed. Ehk siis 1. Ja siis aja säästmiseks on ja nüüd paneme selle vasaku käega juurde siis. Kuidas käisid muidu käed üldse? Võtame käed alt. Nii, kuidas käisid?
nii. Nii on, nii. Lihtsalt on, jah, me jaatame nagu aeg praegu. Okei. Palju ajutööd kogu selle asja juures, see koordinatsioon on lihtsalt nagu... Ma olen 4 aastat küll teatrikoolis õppinud ja koordinatsiooni kõike seda, aga noh, see on siin juba... See on õige teatrikool. See on õige teatrikool siin. Aga lihtsalt võta ära nagu pigista seda. Ma oma suurte jalgadega... No midagi sinna poole iseenesest hakkas tulema, aga ma saan vahepeal aru, kus ma nagu vea teen, nagu see on tore, aga mõttetegevus ei jõua nagu sinnamaani, et paranda oma viga ära ja sa üritad need, sest et nagu nii palju mõtteid on peas. Mitte. Vaid. Sina võta, et me teeme nüüd 2 peal mängime kokku. Sina mängid. Aga nad nüüd ütlevad, et sa ei mängi endaga enam. Et nüüd sa pead koos. Absoluutselt, sest et ma küll keerasin nagu ennast siia ära, aga tegelikult ma kuulasin kogu aeg nagu sind nii öelda. Ja, väga lahe. Nii, cool. Nii, aga jääme ikka selle juurde. Lõdvakas võidis käed alla lasta ja natukene raputada, et saad krambi varsti. Absoluutselt, võiks ole näha, et ma reid pinges. Kas me läheme selle rütmiga edasi veel või me proovime ära selle kohta on fill öeldakse või siis või pick-up või mis iganes öeldakse sõnad on, okay. Viskan välja nüüd. Aga see, mis ta teeb siis enne refrääni, kui hakkab see refrään pihta. See aga sa võid ka, noh, rütm on see, ega ta ilmselt ka kogu aeg samamoodi mänginud, aga rütm on lihtsalt see selle rütmi kohta oleks sükene ladina muusika nagu rumba klaave siis. Rumba klaave. No klaave on lihtsalt siis ükskene pidev rütm. Klaave tegelikult on 2 pulka, aga sellega mängitakse ladina muusikast rütmi või seda mingit kindlat rütmi kogu aeg, mille järgi siis kogu see tants ja muusika baseerus on see klaave. Ja see on siis nagu rumba. Selle kohta üks rumba klaave siis. Ägedam olla siis on tahan. Ägedam olla on siis sükene löök, mille kohta öeldakse flämm. Trummimaadus on hästi idiootsed sõnad on ja me isegi kasutame neid. On siis see, et sa on veidi, sa lööd 2 kätt korraga on ja aga sa lööd veidi laisasti, et sul üks käsi jõuab veidi varem kohale ja on veidi vaiksem, ehk siis kuidas õpime ära, kus crash'iga lüüa on ja, kas need on siin. No see on, võtame siis selle kohta öeldakse siis crash need. Sul on riiv, mul on crash. Mul on neid auglikum, mul on hiired. Aga et sa lööd pulga kaelaga, ehk siis see on see kael siin umbes. Ja sa lööd, sa pead mingit hiilga pauku panema on ja parem isegi paistur muga kui see. Et sa lööd, no praegu me kohe paistame, aga lihtsalt sa lööd kaelaga. Kuulima on, kui sa teed niimoodi, aga võib ka. Ehk siis.
Okay. lugu, see, mis Martin on siis kõik õpetanud. I'll do my very best ja vaatame, põhimõtteliselt me oleme siin olnud praeguseks hetkeks natuke üle poole tunni ja peaaegu on see lugu mul selge. No ütleme siuke alustasa, no ütleme vundament, ütleme nii. Päris totos ei saa. Päris totos. Davai, nii, let's do it. Ühe korra üksinda täiesti, vaatame, et sa saad siis vaadata oma töövilju, et kui hea õpetaja sa ikkagi oled, on ju? To say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take a lot to drag me away. Viie palli süsteemis, mis sa mulle siis hindeks paned? Ma panen 6 ära ikka. Ma sain 6. Igatahes. Sa lähed koju ja siis ütled, sa oled 6, siis peksa teile. See on sõjad reis. Sa kujutad endale ette. 2 said niikuinii. Ma väga tänan, väga lahe. See kogemus on lihtsalt väga lahe. Ma ei oska praegu, mul natuke emotsioon on lahe, et ma ei oska praegu midagi kohe nagu öelda. See on nagu siuke päh. Ütle, kelle juurde ma lähen siis järgmisena ja mis me seal tegema peame. Meil on veel Demofis 2, meil on veel Siim ja meil on Kevin. Nii et... Mis ma näppe? Siim, Kevin. Siim, nii, jah. K. Siimu juurde. Nii, järgmisena me lähme siis Siimu juurde ja mis me Siimu juurde teeme? Mis sa annad selliseks väikseks jaoks ülesandeks, mis siis Siimu juures teha võiks? Sa pead õppima maratoni ära. Maratoni pead ära jooksma Siimuga. Õpile maratoni ära, võtke mida sa öelda on. Õpi maratoni ära. Aga tegelikult jah. Siimule väljakutse, õpi, sa pead maratoni ära õppima. Siim peab mulle ta peab kõigepealt ise maratoni ära õppima ja siis mulle maratoni ära õppima. Okei, väga cool. Järgmisena me läheme siis Siimu juurde. Teie pange like, subscribe, bell notification. Ja juba järgmisel nädalal uus video teisipäeval. Nii et see on Martin Aulis.